Noh, sain lõua nüüd sidedaks. Noh, tere Meri, tere Inglismaa. Täna ma teen ühe väikse toidusaate jälle, aga siis ma selle käigus teen ma sulle ka jutusaate. Sellepärast ma nüüd näed pudistan, et sa vaatad, et kurat panin proteesid suhu ja tead ise see, noh, ega ma neid kodus suus ei hoia, aga täna saate jaoks panin, nii et sa pead anna mulle näpp siia, aga ma vaatan, kas on nii teravad, ma hammustan sul näpu seal ära, Meerikule. Ega sul ei ole sellest väiksest näpust kahju või on sellest väiksest näpust kahju? Nii, mis ma sul tahtsin rääkida siis siin? Sina ütlesid, et need abemeessinetid, mis ma ostsin, et need on naistel tuti pügamiseks hoopis. No mina ei tea, mina arvan, et see on üks puhas müügipettus, et mis see, kas tuti jaoks või no karvad on karvad ju noh. Mina olen vaatan, et naistel ja meestel on need karvad ikka põhiliselt ühtemoodi. Kui on ühel parukas, siis on teisel parukas. Ja nüüd ma tahan endale juukse ajamis masinat osta, tead. Et sellega on hea, mul on nüüd suur, et sellega on hea neid riistakarvuga ajada kohe, tead. Lasen kohe nudiks ennast, tead, ja nagu pornofilmides on mõnel on nudiks lastud, siis tundub nagu pikem ka oleks, tead. Vot see toidu kõrval mul sellised jutud siis. Eile siis rääksin õhtu 2 tundi rääksin Ulviga juttu ja ta käskis sind tervitada, et kui sa saadet teed, et saada tervisi, Meerikesele tervisi sinna ja no me hoiame ka sulle kõik pöialt tervisega, tegime sulle siin väikse palve, kõik oleme teinud siin. Tegime siin palvet sulle ja värgid ja mis me siin teinud kõik oleme ja näed Meerikene, mis minuga õnnetusele juhtus. Jätsin suitsatamise maha 2 kuud tagasi või 3 kuud tagasi jätsin suitsatamise maha ja nüüd olen tänu sellele peale seda olen kohe plaksti 25 kilo juurde võtnud. Ja näed, sinu viimane, see on sinu saadetud särk, see oli paras ja suur, mille mul oli, vaata kui sa saatsid, siis ma olin juba kõõnaks tagasi läinud. Ja näed, viimane aeg läheb kinni, need hinge hoia kinni, nööbid tõmba kinni. Ja kuradi ilusast särgit mul on nii kahju raisket. Suvel ma saan ainult hoida, tal on nööbid lahti ja ma ei tea, kas siis see suur õudne kõht ja õbõi. Ja seekord läks siis see rasv, läks see 25 kilo, läks kõik õhtu. Ma ei tea, ma näitan sulle, no vaata, kui selline jurakas tuli kõht juba ette, ma ei tea, kas sa näed seda siin. Selline jurakas tuli kehtu, praegu nägu ei ole niimoodi veel paistes, aga mõtle, kui ma veel paksemaks läheks, siis mul lööb näkku ja jalgadesse ja praegu on niimoodi, et käin ja hingeldan ja noh, mis ma sulle veel tahtsin öelda, no Wismanis ma käisin jah. Jõin siin, oota mida ma siin jõin ja pidutsesime siin ja natukene ja läks üle kätte jälle see joomine, ma ütlesin, ma ei julge juuad, tulevad krambid peale ja siis mul üks sõber tuli siia, kes mul pott ahju tegi ja see ütles, et kurat, et lõpeta see pull ära, et sa lihtsalt ei saa kaineks, ma olin juba poitsi siin kuradi suured viinad ära võtnud, liitrised üksinda ära kõik joonud ja need kuradi ja siis no ega ma niiske täis ei olnud, aga kogu aeg niiske samm oli sees, no niiskene. Et lähme siis Wismanisse, no meelitasid mind auto peale, viivad mind sinna, siis läksime sinna, siis sai Milvi kõigepealt sõimata, õnneks oli meil maskid ees. Siis sai Milvi sõimata, et mul pole rohtusid kaasas ja siis oli niimoodi, et makske raha kohe tead, ma ei tea palju seal oli, et esimene kord saad haige kassaga, siis saab, peate 54 euri kohe maksma. Milvi ütles, et mul pole issand sulas, ma teen ju kohe ülekande, ma toon teile seki issand jumal, noh. Oi selline tsirkus käis kurat, et no jumal, need
nagu röövlid, milvini ühesõnaga sõimati nii läbi, et see tuli nutuga koju teada. Nuttis ja nuttis, ma ütlesin, no mis sa mõtled, et selline ongi see värk. Ja siis ma olin seal 2 päeva olin seal ära ja tõesti nad tegid igasugust valusaid süste ja tilguteid tegid ja mul ei olnudki mingit pohmelli, ainult magasin kogu aeg, see panti mind magama, ma ei tea, aga sinna unerohtu ei tohtinud mingit juhul kaasa võtta, nagu unerohusel nende rohtudega võtad, võid kohe maha surra raiska. Ja siis ma seal olin, kõige hullem mul polnud kuradi akutelefoni polnud kaasas, tead, siin maha jälle jäänud, tead. Oh issand jumal, hea mul suitsuisu ei olnud, suitsetamine oli ma maha jäänud sellest ajast juba. Aga nüüd suitsu ma enam ei tee. Nüüd on teine häda, nüüd see on iga päev 2 pakki komme. Ja klaas komme hästi odavad mingisugused, vaata siin on, Andjas sa siin taha riiuli peal näed sellised pakid, siin on kohe pakkide viisid, näed sellised komme mul seal. Ja nüüd ma vahin aga neid arvutis ja söön. Panime siis kütteks panime ka, ostsime endale selle pumba ostsin nüüd, sa seda ei teagi. Et ostsime soojupumba, see on lihtsalt see ahi, tead, küll on küll, aga tead, see bursuika küttis rohkem ära, tead. Ahju peaks ma selle sarai peale kütma, see on soojendamata maja oleks pidanud sellise külmaga 2 korda päevas kütma, noh. Aga ma ostsin elektripungla voolu võtab, aga noh, tipp-toppa muidu. Oota, ma vaatan, kas see masin mul ikka käib, et film jookseb ikka või? Jah, film jookseb ja eile ma tegin poes filmi, siis jäi see film järsku jäi seisma. Jäi seisma poes 16 minuti pärast, sest ta oli, seepärast oli imelik, see film oli tegelikult pikem. Ja nüüd ma tahan näidata, mida ma siin hommikul süüa teen jälle, noh, tead, no kõik jäägid leidsin kapist, noh. Mis räägime juttu ka, näed, leidsin kapsast. Otsin suure kapsa, no kus sa saad, no jupi kaupa hoian neid, noh. Ja nüüd ma mõtlesin, et panen need kapsa viimase tüki, no tead, veerand kapsast oli, no panen ta põhja ära, tead. See kapsas on päris hea asi, issa maiu. Mul ei mahugi siia sittagi põhja. Siis ma võtan kätte, viskan sibulat sisse siia. Ja siis on mul liha. Näed, kui ilus liha mul on, siin on ribitükid, ma pitsaarsed ostsin. Ja see need pekistükki ka. Vaata, see ongi hullne asi nüüd, et ma niimoodi süüa teen, kurat, ma teen iga päev niimoodi süüa, tead. Ja söön ära ka, issand, ja vaata, mul nüüd see kere kasvab, no ma ei tea. Meeri, ütle, kus ma saan rohtu, mis mind jälle kõhnaks teeb. Kas on sellised kõhnumisrohtusid olemas või teed mulle selle Inglismaal maavähendamisoperatsiooni? Siin taheti Ulvile ka teha, tead, Ulvi ütles niimoodi, et Ulvi oli nii hirmu all, et perearst ei olnud soovitanud sellist kirurgi, oi, me teeme sulle ära kohe, tead. Ulvikene on ka vaesekene juba 130 kilo, tead, noh. Tead sa, ma ei naera teiste õnnetuste üle. Näed, ja nüüd paneme need ilusad rihatükid ka veel seal sisse, on ja. Kahju, et sina seda toitu sealt ei saa, aga sa saad vähemalt silmaga vaadata. Pärast, no sa ei näe pilte ka, no kus ma saan sulle, ma ei saa sulle pilte ka sellest saata. Et kuidas see toit valmis. Ei saa ju sulle saata ju, noh. Ja vaata, kui ja nüüd siis panen, ma tõstan selle ära siit eest. Ja nii. Oi jumal, üks asi ei panemata ja seda see ei mahugi sisse. Ma tahtsin veel panna, näed, unustasin ära, näed, ja need on need Türgi joad. Ja jälle jäi panemata, no läheb järgmine kord, no midagi teha pole, noh. Türgi joad. Ja no palju mul nüüd see kartult sisse mahub siis, noh. See potid on nii väiksed kuidagi, suure söömamehel on potid väiksed. Eile siis Ulvi ütles, et on sellist rohtu olemas, mis kõhnaks teeb, tead.
võtab söögiisu ära. Aga tead, siin üks teine inimene, Tiina jälle uuris selle välja, tead, andsin talle, tema hakkas seda rohtu uurima, et mina enda suhkruhaige rohtudega teda üldse võtta ei tohi. Ja et ta rohi pidi tõstma, vererõhu pidi lakke tõstma jälle, sellest muidu pidi kõhnast küll tegema. No kas sul on valida, kas vererõhk lages või paks olla, no ma arvan, et jälle kogu aeg on valikud. Mul oli ka valik, näed, mul oli valik, kas olla kõhna, suitsetada 4 pakki suitsu päevas. Või olla paks ja ei suitsetada. No ma ei tea, ma alguses valisin paksusse, mul oli kahjus rahast, mul läks 600 € suitsu peal raha, mul polnud üldse raha enam tead millekist elada, ma juba viisin taarat, kuu lõpus viisin taarat, et saan seda, suitsu raha. No issand jumal, vaat kus oli elu raisk. No näed, ja nüüd on niskena toit mul siin, näed. Teie sellest muidugi aru ei saa, aga näe, pott tuli ilusti täis ja mul jääbki see lihtsalt sisse panemata jälle. Nüüd ma olen toon vee ka siia. Siis ma näitan, Tiina tahab ju näha, palju ma vett sisse panen. Oppa, vesi on kohe kanistriga, näed, kohe kanistriga. Ja tead, ma leidsin sellist maitseainet, vaata sellist huvitavat. Siin jälle netis üks tibi sokutas, et võta seda, et see kurad ja tead, mul hakkas nii maitsema, et kõik, ma ei panegi teisi, nüüd unustan need piprad ja värgid ja kõik asjad ära, see on nii ja lõhnaga liha maitseaine, tead. Ja siit ma võtan kohe, panen, näed, niimoodi. Ühe rusikatäie. Aga see on sool ka sees kõik, Ja teise. Ja nüüd aitab igaks juhuks rohkem ei pane, muidu tuleb väga soolaseks. Niimoodi. Mis ma sulle veel, millest meil veel seal jutt poolele? Ja 2 vana juukselõikamismasinat läksid perse, need olid vanad ka juba raisk. Voolu sisse ei võta, ma nii vihastasin, ühe viskasin prügikasti, teise veel jätsin alles. Ma ei tea, ma ei ostnud vist firma omasid lolli peaga, mingid üle 20 € maksid võib-olla või mis nad maksid, tead. Ei tasu ju selliseid odavaid osta, Et siin ma panen nüüd vett, panen vee ka peale ja mul on ahi köötud varsti ja läheb kolina lahju. Ja siis, kui ahjus on, näed, mina panen Tiina ja seda ma panen, näed, vett täis kohe, tead, ma ei hakanud, sa ütlesid, et pane vähem vette. Siis ma räägin seda Tiina tüdrukule, see õpetab mind jälle süüa, kuidas tegema. Ega me ei saa ühtemoodi siis süüa teha raisk. Ja see on see naisa inimese toit, mina panen seda sinna ja vaata, kui see proteesid mul suus vilistavad nüüd. Ega mul juuksed pole ka kammitud ära, ma ei tahtnud, mul ei ole ju masinat. Juukselõikemismasinad, et ennast ilusaks meheks teha. Sa tegid siis jõuludeks ilusad laulutad jälle ja see oli natukene üle pingutatud, mis mütsid sul peas olid seal muidugi. Ma sain natuke naeta, kurat. Mis mütsid sul olid seal, kus sa sellised ostsid, mis sa pärast nendega teed või kas sa käid poes nendega pärast või? Sul ka seda kola koguneb niimoodi maja täis, võtta mul on ka maja täis kogunenud kolad, ma ei oska enam teada, enam varsti ei ole ruumi teada. Jah, mis sa teed? Näed, sellised tünni ostsin, kuuma vitüüri. Jälle siin üks proua sokutas ja ütles väga hea süüa muidugi teha, aga elektrit võtab ka kõvasti raisk.
ma siia panen kalakoibi ja värke sisse, nii hea süüa siin, et oleme ikka kogu aeg teinud sellega ka. No mis ma sulle veel räägin, mul ei olegi midagi rääkida. Ah sina ütlesid niimoodi, et seda lund siis oli see pool meetrit, et siis oli palju suuremad meetrised langed, olid küll jaa, aga see viimati oli see lumi oli 10 aastat tagasi, siis vaatan siis, kui ma seal hullumaas käisin. 10 aastat tagasi ma olingi hullumaas ja siis oligi need suured lumehanged niimoodi, et teed läksid vaevalt, inimesed käisid seal lumehankedes sumpumus tead. Noh, aga nüüd pole aastaid olnud ja kus on kliimasoojendajad, nüüd pidi ju kliima soojaks minema, aga nüüd eile ei protestinud, alati protestivad iga päev kliimasoojendajad seal Toompeal, eile oli 15 kraadi külma, neid pole seal, ma ei tea, miks nad enam ei protesti, huvitav need noored. Kas nad avastasid külma tagasi tuld või? Meie Ottoga Arvo Tarmola hirmutab mind kogu aeg, et ei no mis ta hirmutab, ta ütles mulle, et siin tuleb varsti veel 30 kraadi veel külma, noh. Ida-Virumaal ongi 29 kraadi ja 28 kraadi külma ja vaata, Eesti on väike, no palju sinna maad on, aga vaata, kui kuradi külm on see raisk, noh. Vot niimoodi, ma ei oska nüüd midagi ütelda, saate pudistasin ära oma proteesidega sellega ja jah, ära sa nüüd pabistad, ma mõtlen, et praegu mul toas siin 20 kraadi, ma toas olen niimoodi, filmi jaoks ma olen siin selga pannud, et sul noh, et mul päris noku paljas, tavaliselt ma käin siin nende lühikeste pükstega ja ega tihti pole veel maikatki selgas. Mina ei taha riietega käia toas raisk. Milvi kardab külma, see magab riietega kohe, mina ei tea, tal on kohe. Ükskord siin jõulutoeg oli uhke, et temal on kõik ostetud tead kohe magamisriided kohe tead, no ma ütlesin, issand jumal, ühe öö magas, rohkem ma pole näinud, et ta nendega oleks maganud. Mina magan ikka paljalt nii nagu edasi nagu ja noh, sa ei saa mulle küsida, aga ma küsiks, palju sul ka toas või kuidas sul ilmad on Inglismaal ka. Ja palju sul ka toas kütte, ma ei tea, kuidas te kütate, kas te kütate ka elektriga või kuidas su kütte ongi, mina ei teagi, kuidas sul kütte on, ega te, või kuidas teil kütte üldse on huvitav raisk. Minul oli seekord vooluarve 164 euri ja näed, ma olin nii lollakas, tuli sõnum raisk. Et homme on vool nii kallis 20 korda kallim. Ma mõtlesin, see on liba uudis on raisk. Ja oligi 20 korda kallim, nii et maksin kuradi üle poole kuu eest kohe ühe päevaga voolu. Ja ma just tegin sellega, tegin ahjus, tegin ainult liha pealt asju, kõik broilerid, värgid, kõik töötavad niimoodi kurat ja võt läks. Ja võt nii tuli. Võtta ma pean vaatama, kas mul saade käib, on järsku see ära kustunud, ega see kustub mul ära. Ei, saade käib ilusti ja jätkub. Siis ma saan kõik jutud ühe toidu tegemisega sulle ära rääkida. No loodame, et ma kellelegi siin söögi isujale peale, kui ma selle pildid teen, no sina neid pilte enam ei näe, sa enam Facebookis meil pole. Minul hakkavad siin siis, kui see valmis saab, siis hakkavad need toidupildid tulema ja kuidas ma neid potte avan ja kuidas ma teen ja jah. Plika läheb nüüd politseikooli, tahab sügisel minna ja ta ütles, et vähemalt kindel töökoht ja praegu on siis abipolitseinik, käib iga päev valves, nii et meil on nüüd oma politseinik olemas. Tema enam kokandusega ja ettekandmisega tegeleda ei taha ja Peika on ka politseikoolis õpib ja nüüd on meil perekond politseinikud siin. Küll mölisevad.
küll möliseb, aga muidugi nüüd on mölisema hakanud, mina olen välja kusel, ütleb mulle kusik, kes kuseb õue ja issand jumal, no kuidas niimoodi saab papale öelda, oma papale ütleb kusik või. No aga mul pole ju kuskil siin kusta, ega ma ei hakka siin kraanikaussi kusema, ega mul ei ole ju peldikut siin toas. Ma peangi väljas käima, nagu vanasti käidi kogu aeg väljas ja lumehanges kusel, ma pean ühte kohta kusema, et seal kollaseks ei lähe raisk. No, mis teil viga, teil on kõigil ju peldikud olemas. Noh, näed. Ma vein sellepärast siin vaata, et mul on selline lamp nüüd pantud, et kui ei liiguta, siis ta kustub ära. Ja kui liigutad, siis lamp kogu aeg põleb. Joonas pani mul sellise lambi, see ei ole kihvt valgus, nii mul on hea süüa teha raisk. Tuled kööki, liigud, põleb, ei hakkagi lülitama välja, läheb minema, ise kustub ära ja. No Meri, ole tubli, saadame siin Facebooki poolt, on mind esindavad sulle siin tervisi. Ma ütles, mis sul need olid, sapi või värgid, mis sul kivid olid, nad käis see operatsioon ikka ära, issand jumal, mis sa piinled ennast? Ära kaartega sa maha ei sure, sa pole sure ja nägugi üldse. No ole tubli siis ja lõpetame ära ja siis kui siit võid kartult ka võtta, kui sa saad. Siit võid kartult võtta, kui saad ja sellised kartulitoidud.